Head sõbrad, kas teie teadsite, et jäätis mõeldi välja juba 2 aastatuhandet enne meie aega ja 1932. aastal üks tore 21-aastane mees nimega Evald otsustas laulupeole minna ja seal jäätist hakata pakkuma. Temast saigi Eesti esimene jäätisetootja ja täna me oleme nendes ruumides, kus tema pärandit edasi tehakse, kantakse ja valmistatakse. Onu Eskimo, aitäh selle jäätise kogemuse eest nende aastate jooksul. Aga Balbino ruumides toodetakse siis tõepoolest kõige paremaid jäätiseid, mis siis turul saada on. Miks ma ütlen kõige paremaid? Sellepärast, et Vanilla Ninja jäätis ilmselgelt on number 1 müüdud jäätis viimaste aastate kümnete jooksul täpselt. Ja meil on täna võimalus minna ja kiigata, kuidas siis ikka jäätis valmis saab. Ja kui on jäätise vabrik, saab ka jäätist süüa. Nii et hakkame uurima, kuidas üks mõnus lehmakesest saadud piim vormub jäätiseks. Ma olen väga põnevil sellepärast, et ma ei ole kunagi varem tahtnud nii palju jäätist süüa, kui ma praegu tahan. Samad sõnad. Ja selleks, et ruum pääseda üldse, on vaja teha väga palju protseduuri läbi. Ei saa niimoodi minna lohvakad, nagu me oleme. Sellepärast tuleb panna kostüümid selja. Hakkame siis pihta, Robi. Nii. Esimene asi on otse loomulikult habeme pool, habeme kaitse. Ma arvan, et me näeme esimest korda, milline võiks olla Robi jõuluvana. Jäätisöömine täna ära, sa ei saa ju läbi selles viis. Oi, nüüd läks näpp ka läbi natuke. Nüüd on... Tuleb või suus võtta. Selleks on hea, et kaitse on nii poolest. Miks ma üldse enda kätte selle võtsin? Nii. Kas nii on korrektne? Ma usun küll. Väga mõnus. Pane ees kinni ka ja saame minna. Mahub sulle üle kõhu. Mahub sulle kõhu. Kui selle jäätisega siit Balbinost kõik ära söönud, siis me saame teada, kas Robi kõht mahub enam kitlisse või mitte. Head sõbrad, lõhnajärgi tundub, me oleme jäätise tehases. Tere, Margarita! Tere! Kas me võime öelda, et sina oled selle nagu maja pealik? Ma olen tootmisjuht ja töötan Balbinos juba 30 aastat. 30 aastat? Mitu jäätist sa elus oled nii-öelda välja mõelnud või kokku nii-öelda Väga palju. Miljonid. Mis su lemmikjäätis on? Plombiir, 13% rasva. Robi, 13% rasva. Minu puhul peaks olema vähem. Täna me pakendame vahukoorejäätis massika toormuusiga. Mis saaks olla ilusam? Näete seal juba mõned väiksed vaflikesed, või mis väiksed, suured, mõnusad, kreemised vaflikesed saavad kohe täidetud. Ja vaata, Robi, keel käib juba. Ja siin on ka Margarita ja lugu järgmine, me ei tohi tema juurde veel minna, sellepärast et otse loomulikult, kuna me oleme tulnud nii tähtsasse keskusesse, siis käed tuleb ennem ära pesta. Ja siis ootab meid veel ees kätepesukontroll ka. Võib juhtuda, et kui Robi käed täna liiga mustaks jäävad, siis teda jäätise ligi ei lubatagi. Nii, eriti seso, jah? Näe, juba on valesti. Juba valesti, uuesti pessu, jah? Nupi, hakka jälle uuesti pessu. Uuesti pessu ka. Nupiga tuleb vajutada. Me oleme siin olnud juba pool tundi ja siiamaani oleme ainult käsi pestud. Nüüd pannaks mingit ainet mulle siia või? 3, 2, 1. Korras! Mis numbrid peavad siin olema, et korras oleks? 60. Kuni 60-ni. Minul oli 11. Lihtsalt mul on see mure, et ma olen üleni kastetud sellest desoainesse, kui siit ka mõni bakter läbi on murdnud, siis on asi tõsine. Napikas! 29, ikka must. Enne kui me saame näha, kust need jäätised siis üldse välja tulevad. Ja oleme me jõudnud ruumi, kus juhitakse kogu seda protsessi, kus see jäätise segu üldse valmis saab. Mis veel? No, siin on ju jäätise pastöriseerimine. Ei, ma tahtsin öelda, et šokolaad saab ka siin ruumis valmis. Seletati pikalt laialt, et millises kambris, milline soojendamine, jahutamine, segunemine käib. Ma ei saanud ühtegi sõna aru, aga ma sain aru, et siin pastöriseeritakse kõik ära, tehakse head ja paremat kokku. Huvitav oli see, et Margarita, kes siin toimetab, ütles, et vahepeal võib kohvi juua, aga ta ei öelnud, et vahepeal võib jäätis süüa. Siin on kaheastmeline homogenisaator. Homogenisaator lammutab rasva kulikut, et segu jäätis oleks homogeenne. Homogeenne? Ja nad niimoodi teevad seguga ja neid kõik rasva kulikut, et lammutavad. Meil oleks vaja täpselt samasugust masinat Robi kõhule, et Robi kõhu rasvad ka homogeenseks saada. Ma olen selliseid... Niimoodi osa. Oi, seda ma ei taha. Ma tahaks pigem muud moodi homogeensust, ma oma kõhtu ei taha. Üks jäi vahele, appi. Aidake keegi. Nii ühesõnaga, hästi kiireks läks järsku. Lugu väga lihtne, kui on koor on kokku segatud üleval, siis on ju järgmine samm võtta maitsev krõbe vahvel ja nüüd, kui ma olen pannud siia, ütleme, 20 koonust ära, siis ma saan kohe edasi minna ka näidata. Minu lemmikud masinad siin, see on šokolaadiprits. Laseb väikse törtsu põhja ja siis pritsib selle sinna vahvli peal laiali. Ehk kui sööte, siis on terve see vahvli äär on šokolaadi täis. No ja siin ongi see üleval kokku segatud koor. Doseerib täpselt õige koguse, ilusad mütsikesed on sellel koorel peal ja siis lõpunoodiks veel natukene šokolaadi.
ja mõtled, et kuhu ta siis läheb, et kas ongi pakkimine. Ei, nüüd tuleb eriti põnev osa. Ma olen nii elevil siin olnud. Siin on üks külmkapp ja see ei ole -18 nagu kodus. See on -40. See headus, mis siit liini pealt sisse jookseb ja kõik need jäätised, mis me oleme valmis teinud, istuvad pool tundi -40. Tahaks niimoodi võtta ja maitsta, aga siin veel ei tohi. Nii, head sõbrad, liin ei ole katkenud, mis tähendab seda, et Robbie on saanud hakkama vähemalt sellega, et on pannud vahvlid õigesse kohta. Aga meil on siin nüüd selline lugu, et tõesti sealt 40 kraadi seest tulevad need jäätised ja need jõuavad siia ja siis nad siit liini pealt lähevad ilusasti siis pakendisse ja pakendamismasinast nad lähevad edasi siis nii-öelda, kus nad sorteeritakse suurtesse kastidesse ja siis saadetakse juba edasi. Aga minul on auväärne ülesanne nüüd kontrollida, kas Robbie on teinud head tööd. Nii et võtame siit julgelt 1, 2, 3, 4 ja näiteks 5 juhuslikku jäätist. 94 grammi peab jäätis kaaluma, vaata, kus kaalub. Isegi rohkem, see on ju tore. 105 grammi jälle rohkem kui vaja. 97 jälle rohkem kui vaja. Ma ei tea, kas Balbino ise teab, aga ta annab Eesti rahvale rohkem jäätist, kui Eesti rahvas on ostnud. Siia on pandud kast valmis, mis ma tegema pean? Sa võtad kõik mult eest ära. Palju neid siia läheb? 28 tükki. 27 ja 28. Robbie, sa oled siia tulnud. Need ei mahu ju siia sisse. Juba, sa oled pannud valesti midagi. 23, 24. Kuhu need üle 4 lähevad siis? Juba läheb kukkuvad. Pane juba siia! Ongi kõik ja keegi me ei tea. Ei, jäätsid kukkuvad igale poole. See jäätis söömiseks läheb. Oi, aga see ei ole ju halb. Lähme siis hakkame maitsma. Just. Nii ja mina kui suur jääjookide fänn, võib nii öelda. Ma vaatan alati kiigan selle poole, kuidas jääd tehakse. Mõni jää, mis müüakse, on selline väike, purune, aga Balbino jää on selles mõttes hea, suur tükk ja selline selge ja tuleb välja, et sellel on väga lihtne põhjus, miks see selge on. Esimeses masinas tuleb väga puhas vesi ja siis selle masina konstruktsioonid tekitavad jääkuubikud, mille siis laseb süsteem ööpäevaks jätab külmuma ja nimetatakse küpsemiseks. Saaks jääkuubik ilusaks. Jääkuubikust eemaldatakse kõiksugu mineraalid ja muusugused jamad, et see jääkuubik oleks hästi selge. Sellest saaks, ma arvan, saaks nüüd 1-2 kokteili minu sõpruskonnale. Ja pärast seda, kui jää on nagu õigesti küpsenud, siis ta läheb kuivatamisse. See on kõrvaltmasin. Kuivatamise tähendab seda, et jää väliskest on ikka uuesti ära külmutatud, ta ei nakku enam teise jääkuubik kokku ja siis läheb otse pakenditesse. See on iga koduse peo unistuste masin, ainult et mõõtmetelt jääb natuke nagu suureks. Ja kui nad nüüd lõpuks tulevad sellest kõige viimasest masinast välja, mis väidetavalt teeb ta siis perfektse kuju, perfektse välimuse ja perfektse omadustega, kukuvad nad siia lindi peale, et on aeg minna pakkima. Ma eeldan, et see on siis 2-kilone pakk, mitte tavapärane väike. Ja siin on minu transporditööline, kes täna neid jääkuubikuid 2-kiloseid pakendab karpi. Siin ikka käed lõpuks hakkavad külmetama, onju. Ma küsiks niimoodi, kas jääkuubikud on võimalik ära rikkuda kuidagi? On väga raske rikkuda. On väga raske rikkuda. Aga vaatan, et ennem oli siin 1-2 pakki. Jah, just. Muidu ta sulab ära. Täpselt. Jüri, palun kiiresti, muidu sulab ära, öeldi. Nüüd ei saa meie oma hakkama. Maksimaalne päeva jooksul me saame teha 8 tonni. 8 tonni, jah? 8 tonni. Liigutame, mis sa seisad seal, vaata. Väga tubli. Ma ei jõua ära pakkida kõik. Lõpuks ometi jõudsime sinnamaale, kus saab maitsta ka midagi. Ja meil on laual siis möödunud päeva partiid. Julgen nimetada ennast eksperdiks. Reet, kas sa juhendaksid mind, kuidas ma saaksin siis anda oma hinnangu, mis on aus ja karm? Kõigepealt võtad pakerdist lahti, vaatad, kas on ilus ja iga hommikul me siis maitsemegi kõiki neid jäätiseid. Võiks öelda, et nii algab tööpäev, jah? Nii algab tööpäev 9:30 iga hommikul. Mina tahaksin väga proovida ookose, koore jäätis. Hea jäätis on. Mul see on tulnud, ma ei ole enam Eestis. Minu lembus pistaatsia jäätise vastu on vähestele teada, aga kui sina võtad kookosjäätis, ma võtan pistaatsiat. Võtad ma enda rannakul ära. No nii, mine käi ära, kui sa lähed? Ma olen gelateeria ees praegu. Kell on siuke 9:30 hommikul. Mis oleks, kui teed väikse gelato? Mamma mia, buongiorno. Un, see pistaatsia. Juhul võnkega mees annab, palun. Selline rännak oli praegu. Rääkides päris pähklist, siis mul on siin küpsise pähklikreemi koorejäätis. Vana ja raks. See on ju noorte jäätis, see raks. Aga seda ma olen niikuinii. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et see viis mind rännakule nüüd lapsepõlve radadele, et siin samas Eestis, sellepärast, et Sarapuu pähkel. Siin on väga palju seda. Ma tahaks ka proovida, kas ta siib mind ka kuskile rännakule. Ma tahan oma lapsepõlve ilma sinuta veel. See on ikkagi paljude eestlaste
number 1 jäätis endiselt. Retseptjäätisel on ikka sama, aga pakendil on siis tüdrukud, kes lähevad Eurovisioonile Eestit esindama. Ja nüüd me jõuame väga erilise jäätise juurde. Tudengid tulid meie juurde oma retseptiga ja Tartu teadlased on välja arendanud sellise piimhappebakteri, tensebakteri, mis siis saigi siia meie jogurtijäätisesse pandud. Robi läks jälle rännakule, kuulame ära. Oota, ma sattusin praegu korraks suvilasse. Oleman seal, ta on teinud just punasõstra mahla. Tuul käib mõnus läbi, memm ütleb, et mine korja mõned marjad. Siis lähen, kui jäätist annad. Kuidas saab üldse rääkida ja süüa samal ajal nii palju? Ma küsin, kuidas ei saa. Sul on nägu ka üleni koos, noh. Ma saan aru, et ta vasta kukleid ära. Aga et ta jäätist ka selliste suurte ampsudega sööb. Kas sul hambad üldse ei anna märku või? Ma ütlen ausalt, et kisub rännakule. Reet, ma väga tänan. Aga üks jäätis on veel Kaitseministeeriumiga koostöös kondentspiimajäätis. Sellega me toetame reservväelasi. Tuleb hetke see hetk, kus ma salaja panin endale taskusse kondentspiima purgi. Tegin sinna augu sisse lapsepõrves ja läksin kooli. Ma ei jõudnud kõik ära tarbida ja pärast koju tulles oli kõik tasku seest kondentspiimaga koos. Aga maitse on meeles.